Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Rõõm on jälle alustada meil uut podcasti ja ma saan aru, et kõigepealt alustame heade uudistega, et üks meie suuri sponsoreid, Avon, on annetanud rinnavähi teadlikkuse tõstmise jaoks Eestis 10 000 ja Eesti Vähiliidule ja ta tõestab, et ta tahab toetada organisatsioone, mis on esirinnas rinnavähi vastases võitluses. Et paneme siis kohe omale märgid rinda ja siis saame kohe olla väga teadlikud rinnavähi vastases võitluses, et ma ei saa seda hästi siis kinni, aga mina sain kinni. Aga hästi ilusad on. Minu arvates tavaliselt on mingid roosad lindid ei ole või? Ja nüüd on puhta briljandid, ma ei saa ikka seda kinni. Ja nüüd on paljad briljandid, aga piisab ka teadmisest, et sa kannad seda. On mul valesti kuidagi? Ei, väga ilus on. Okay. See näeb välja nagu mingi auleegioni orden. Imeline. Ei tea, kas me saame need endale. Ma arvan küll, aga sul hakkab ta kohe ära kukkuma muide. Ma tean, ma ei saanud seda värki kinni. Ma võtan ta praegu ära. See on nii õrn pidžaama. Ja, see on 500 eurona pidžaama, ma ei saa siin. Jah, siin kulub neid märke palju. Mõtle, mitu 500 eurost pidžaamat sa saaks 10 000 eest. Ma täna siia tulles mõtlesin, nii tore. Mõtle, sul on hommikul ärkad üles, sul on pidžaama seljas. Okei, vahetad teise pidžaama vastu, eks ole ära, mis ei ole nii kortsus võib-olla. Kõnnid mööda tänavat, täna kõndisin selle pidžaamaga ühest kohast teise. See on täiesti loomulik ja mingi, ma ei tea, 10 või 5 aastat tagasi see ei oleks tulnud kõne allagi. Et sa silkad pidžaamaga mööda pealinna ringi. Ja inimesed natuke vaatasid, soomlased olid siin, vaatasid, aga nad ei vaadanud üldsegi halvustavalt. Nad vaatasid kuidagi, et vaui. Ja nii, et Karmen, suured tänud. Aga ma pean ühe toreda kossipi rääkima. No räägi. Nii vaimustus ise selle, siis lähme edasi selle vähiteemaga, sest meil on ka Doditši jällegi kehaõli siin ja kusjuures vähk on järgmine õlimärk. Kokku sattumas. Rinnavähk, mis iganes. Mis emakavähk, no mis me kõik tänapäeval on, kopsuvähid, issa, need on kõike sorte. Me natuke räägime ka sellest kurvast teemast, aga üks tore seik lihtsalt siia vahepeale, et olin siis Sten-Erik Janssoni 40. juubelil ja seal esinesid siis erinevad artistid ja üks oli siis Robert Tavi, ma ei tea, kuidas õieti hääldada on. Ja ma ei tundnud teda ära, no okei, ta on vanemaks saanud. Aastad ikkagi lähevad ka meestest. Ja, aga ta on mu üks lemmiknäitlejaid olnud. James Bondis oli ta näiteks Scarface, kes alati... Aga kuidas sa teda siis ära ei tundnud? Ma ei tundnud ära ja kusjuures ta tuli mu juurde, ta laulis, tegi tunni ajase seti. Ta oli ekstra Ameerikast kohale tulnud ja tal on Eesti naine. Wow. Ime ilus, vaadake mu Instagrami, no täiesti võrratu, sama ilus kui mina. Ja sellest ma räägin ka veel. Ja ta seal laulis, ma istusin suht kaugel seal paari teises otsas ja ma ütlen, ma pean rääkima, ma ütlen, et ma olin Vatikani ööklubis, eks ole. Me läksime sinna juba õhtul kell 6 chillima, sünnipäevatama ja seal tekkis mul see vibe, mida ma olin kogenud võib-olla Chicagos. Mul tuli täielik déjà vu, et sa oledki lounge'is, natuke lobised seal oma tuttavatega, mitte liiga valjusti, kõlistad klaase ja samal ajal tuleb nagu ülimalt kvaliteetne muusika, nagu hea muusika, et sa ei tahagi nagu
noh, sa ei taha räuskamisest rääkimata, eks ole, või noh, mingit sellist joodiku loba ajada seal, aga sa lihtsalt nagu naudid seda esinemist, samal ajal vahepeal võib-olla ütled paar sõna, eks ole, oma kaaslasele, siis lähed, kui tuleb eriti ilus lugu, lähed tantsid vahepeal ja siis jälle limpsad šampanjat, nagu meie täna jällegi siin teeme, aitäh Liviku. Ja siis jälle lobised ja istud ja see Robert Tavi, ta oli tund aega esines, ta armastab Sinatrat, Frank Sinatrat, loomingut, hästi palju tema loomingut esitas. Ja mul tuli Chicago aastat meelde täiega. Ja siis ma istusin seal ja siis ta tuli ka rahva sekka ja siis ta niimoodi nagu personaalselt siis lähenes teatud külalistele, lähenes loomulikult ka mulle, sest ega mina ei ole ju silmatorkamatu. Ma meeldin välismaa meestele ka, nad panevad mind tähele ja siis ja ma veel, ja ta tuli hästi lähedale, ma vaatasin, et küll on armi nägu, noh ise nagu ma mõtlesin, aga nii šarmantne armi nägu. Mõtlesin, nagu on tuttav ja ei ole ka ja siis ta juba lipsti läks sealt minema ja siis ta rääkis laulude vahepeal, rääkis juttu, eks ole, ja siis tänas oma naist ja ütles, et ta on Eestile eriti tänulik ja miks ta seal õhtul üldse oli Tallinnas, et tema leidis oma elu armastuse siis Eestist. Tal on väga-väga kaunis naine, temast tunduvalt noorem loomulikult. Jällegi minge minu Instagrami kontole, Anu Saagim, sealt te näete selle naise pilti ka ja tänas justkui Eestit selle kingituse eest. Ja siis ma läksin muidugi backstage'i. Ei, ma ei läinud backstage'ist, ma ei teadnud ju, kellega tegu on alguses. Said aru, et on kuulus inimene? Ei, ta ütles, et Eesti naine, see pani mul natuke kõrval liikuma ja ma ei mäleta, kas ma küsisin, Reno Hekkonens oli seal, ma küsisin nagu, et näita, et kus lauas see Eesti naine on või midagi. Ja siis tema vist ütles mulle, et kuule, ja siis tuli see James Bondi teema nagu ka jutuks ja mis James Bond ja mis filmis see vend või. Kuidas sa ei tea? No loomulikult, halloo, sõber Google, yes, tänud, et sa olemas oled. Panin Google'isse, no issand, see tuli mul lemmikmees ja ta noorem, tuli mul lemmik 100 korda rohkem kui James Bond, see pahalane. Ja ma ütlesin, see vend praegu käis, oli minu laua juures, laulis mulle personaalselt. Anu, happy. No ja mis siis ikka ühel lehtsabal päekargab on ju, et noh, tuleb ikkagi minna lava taha ja siis pilti teha aga nii palju viisakas ma olin, et ma läksin ikkagi tema naise juurde. Ja küsisid, kas võid mehega pilti teha? Ja rääkisin, ja see naine tuli minu juurde ka, just kui läksin üksteisele vastu ja lihtsalt Anu, et ma tahan sinuga pilti teha. Ma ütlesin, mina tahan sinu mehega pilti teha. Ütle neist naistest. Ja siis jäin lobisema kõigepealt temaga tõs loomulikult, et lähme backstage ja teeme pildid ja värgid ja me jäime hetkeks temaga lobisema ja siis ma ikkagi nagu uudishimust küsisin, et kuidas ta sellise kullatükid said, et kuidas see käis Eestis, et räägi mulle, et see on nagu nii põnev. Ja ta ütles, et tead, et ja mul tuli meelde aastate tagasi, rohkem 10 aastat, võib-olla rohkemgi, käis Robert Tavi käis Eestis, mingit filmiti ja seal tal oli väike jupike osake, kuhu ta siis oli palutud esinema. Ja siis ma mäletan, et ta oli selles Heti Tulve ja nende fa seltskonnas seal ja nägin kuskil pilte ja siis mõtlesin, pekki kus mina olen. Minu võimalus oli elu. Ma olin kuskil Soomes või Saaremaal parasjagu, kui jumal seda tea ja vaatas. Kõplasid teina. Ja see kord jäi nagu ära. Ja siis mul tuli nagu see laks déjà vu tagasi kõik siis, kui see ta naine hakkas rääkima. Tema oligi siis temaga tookord kokku saanud, tuttavaks saanud. Ja Tartus. Robert oli miski pärast läinud siis Tartusse ja seal oli tal ka mingi esinemine. Ta siis mingis väikses kohas vist seal esines või kuskil. See tähendab, see ei oma mitte mingit tähtsust. Ja
ja 2 tüdrukut, tema koos sõbrannaga siis ma pean see tšika nime ka vaatama, sest muidu jube piinlik on, räägin nagu 3. kõneviisis on ju, lähen kohe oma Instagrami kontole, teen selle ma saan aru, et praegu ilmselt kohe, kui hakatakse seda kuulama, siis kogu Instagram plahvatab sellest, et kõik logivad su kontole sisse. Ja Diana, kuidas mul nüüd ei jäänud nimi meelde, Diana Davi ja sõbrannaga ja nad olid vist läinud ka peale kontserti, kas siis autogrammi küsima või midagi või seal vaheajal ja Robert ütles, et andis ja siis ütles, et kui mul see kontsert või see mingi asi ära lõpeb seal või oli tal seal ka mingi võte, siis et tulge tüdrukud nagu uuesti siis tagasi, et nad, ma ei tea siis, kas lähme trengile või mida iganes. Aga siis, kui see kontsert ära lõppes, siis tüdrukud olid nagu üritanud uuesti minna, aga neid vist ei lastud enam sinna taha, umbes fa ja et staaril ei ole aega ja pa. Aga nad hakkasid ära minema ja siis Robert vist ikkagi oli näinud, et nad on seal kuskil ja lahkuvad ja oli järgi tulnud ja kutsunud tagasi, et kuhu te nüüd siis niimoodi lähete. Ja ta ütles, mina täiesti tavaline, ta ei olnud isegi vist Tartust, see Diana vist Tartu lähistelt kuskilt. Et mina, lihtne tüsruk ja siis selline staar kutsub siis meid tringile ja tahab vestelda ja ta vist isegi pidi juba järgmine päev ära sõitma. Aga nad muidugi jagasid siis kõik maailma kontakte ja ta ütles, et nad ööde ja päevade viisi lihtsalt rääkisid. Toona vist veel isegi nagu telefonikõned olid nendel hästi pikad või Skype'is tõenäoliselt või mis iganes on. Me ei mäleta, me ei süüvinud nii sügavustesse ja et pikad ja hästi sellised vaimsed ja sellised mõnusad vestlused olid nendel olnud, et mitte mingid tibijutud, eks ole, aga ikkagi väga sügavuti oldi mindudeks. Ma sain aru, et see Robert oli ka vist mingi aeg tagasi läinud oma naisest lahku ja seal olid mingid isiklikud probleemid ja vist Dianal oli ka mingi asi, et oli parasjagu üksi ja sealt see läks ja kujutad ette ja siis, ma ei tea, tegi talle lennukipiletid välja või ma ei tea, kuidas Diana, sorry, kui ma midagi siin, ma olin nii elevil, siis ma elasin sellele loole nii kaasa, see oli nagu muinasjutt. Aga see ongi Tuhka-Triinu lugu? See oli Tuhka-Triinu lugu ja Diana ise ütles ka, vaata mind, et mina siin, ta ütles iseenda kohta ka, et tegime pilte 8 Dianaga ka ja siis ta ütles, mina siin hobusammast, ega ma ütlesin, kuidas sa saad enda kohta niimoodi öelda, sa oled maailma kõige ilusam, ta on tõesti ilus naine, nagu kadestimisväärselt naine. Ja ma kujutan ette, kuidas see Robert oli nagu täiesti nagu minestuse äärel, sellepärast selline kaunis blond naine rääkis ka väga tarka juttu. Ja oli lummatutest ja nendel oli imearmas tütar oli ka kaasas seal Vatikanis ja ühesõnaga kõik see oli nii tore ja see naine, mis mind kõige rohkem lummas, oli selles, et kas nad on, ma ei tea nüüd 10-15 aastat koos olnud, mis iganes, saad aru, see naine ja ta on vist poole noorem, tast ma julgen selle naise vanust küsida, aga ta oli ikka armunud sellesse mehesse ja mees, ma vaatasin, pärast seal mängisid igasugused East-17 ja mis meil seal kõik staarid olid veel kutsutud esinema välismaalt, siis nad tantsisid ja ma lihtsalt vaatasin, kuidas nad tantsisid. Nad lihtsalt ei tantsinud, nad ei teinud mitte mingeid imelisi piruette või ma ei tea, saltosid ei visanud seal ja ei teinud mingid buugi-vuugid, aga nad lihtsalt tantsisid, nagu ma kujutan ette, et filmis tantsitakse, kui sa oled väga armunud või sa kohutavalt armastad oma kaaslast või see kehakeel või see keemia, mis nende vahel oli, see oli lihtsalt, see oli müstiline. See oli, olen sõnata. See oli minu viimase aja üks kõige lummavamaid õhtuid üldse. Et sa vaatasid armunud abielupaari? Jah, sest seda näeb nii harva, et abielupaar, kes on väga pikalt koos olnud, et nad naudivad teineteise seltskonda ja sa näed, et seal ei ole mitte ühtegi vale asja, seal ei ole nagu valetamist, et nad ei tantsinud seal selleks,
et teistele midagi näidata, sest see oli väga väike seltskond, üldse ringkond, kes seal sünnipäeval oli. See oli hämar koht. Nad lihtsalt nautisid teineteist, nagu üldse muud maailma ei olekski. Mees vahepeal suudles teda ja nendel oli ju laps kaasas, see keksis seal ringi, ta kaisutas oma last, no ma ei ole õnnelikumat perekonda nii tükk aega näinud. Mul on tunne, et sa oled tõesti siiralt rõõmus, sa ei ole kade, sa ei ole kuidagi, kuigi see mees meeldis sulle endale ka ja ma saan aru, et sa isegi kahetsed natuke, et sina seal Tartus. Ei, no muidugi kahetsed. Ei tea, aga ma ei tea, mul oli oma miljonär Risto Radia, ka kuulus inimene, issand jumal, Mari Mekko, kuidas no. James Bond peaaegu. Ja James Bondi vastu, võt ma vahel mõtlengi ja minu üks peika on kunagi esitanud mulle sellise küsimuse kusjuures. Et kes on kõige kuulsam ei, vale puha. Et Anu, et jah, sa siin praegu, me armastame teineteist ja kõik on nii tore ja me oleme lummatud sellest, mis meie vahel toimub, aga kui sealt uksest takstuks praegu sisse, no ma mõtlen, et kes mul võis tol ajal, keda ma nagu fännasin staaridest ja mitte nüüd Michael Jackson. Kes see tahaks Michael Jacksoni? Ei, no siis me veel ei teadnud, et ta on nii jõudne inimene. aga kes mul seal olid igasugused, kes mulle on väga nagu meeldinud? No James Bondid on mulle kõik kes rollides on olnud. Ma ei tea, võib-olla Pierce Brosnan Sean Connery mulle ka võib-olla väga ei meeldi. Aga ma ei tea, ei, seal on ka olnud igasuguseid toredaid. Et kui sul astuks sisse, kes see oli nüüd see Nicholson näiteks? Nicholson on ju väga seksi mees, et astuks uksest sisse täna siin, et ja tõesti oleks sinust, ehk siis minust. Sisse võetud, jah, kutsuks sealt ringile ja kas sa, number 1, kas sa läheksid? Aus vastus, läheksin. Kuidas me siis jäetaks minemata? Ja minu see kaaslane ütles kusjuures, et tema oleks ka sellest nagu vaimustuses ja isegi kuidagi uhke selle üle, et kui mingi selline staar siis peaks sinu naise vastu huvi üles äratama, nii, siis järgmine küsimus oli, aga kas sa siis ja teil näiteks sünkroniseeruks see kogu värk on ja teil saakski mingisugune crush. Just, ja te leiate ühise keele ja meil on praegu selline suur armastus. Kas sa jätaksid mind selle inimese pärast, kas sa suudaksid teha valiku nagu? Issand, milline dilemma. Ja on ju tegelikult. Võtaks nagu reaalse armastuse ja siis mingi kuulsuse armastus. Jah, et kui see tuleb, kõnnib sul no oletame, see Robert Tavi oleks kõndinud natuke varem minu juurde. Ma olin siis selle noorherraga koos. Jube mõelda tegelikult, mida ma oleks teinud. Sama küsimuse, kusjuures ma ei jätnud. Ma küsisin tema käest sama küsimuse. No ma ei mäleta, kes tal seal lemmikud olid. Et Jennifer Lopez kõnniks siis võtaks su tantsima ja kaoks suga ühe. Et mis sa siis teeksid? Ma naisena isegi andestaksin, sest ma mõtlen, et sellist võimalust see saab ära kasutada. Aga mõtle, kui sealt hakkaks idanema nagu sügavam asi ja ta võtakski selle minu kaaslase lõplikult endale, et see oleks kurb küll. Samas uhke ka muidugi, et issand, kui väärt mehega ma koos olin. Ma olin ta esimene. Jah, aga samas võib ju juhtuda küll nii. Ja ma arvan, maailmas ongi juhtunud selliseid asju. Aga jõudes nüüd siia selle Tavi juurde tagasi. Ja ma olen siiralt õnnelik, et üks lihtne, tore, armas, veatu Eesti tüdruk, kes on tõesti siiras. Ma lugesin teda kui raamatut, ma nägin, et ta see ei ole ahnust, see ei ole sellist väiklust või isegi sellist, et sõbrannad, vaadake nüüd, kelle ma kinni napsasin ja eksponeerimisvajadust. Et ta oligi lihtne tüdruk, kes lihtsalt komistas siis... See on väga liigutav. Ja see oli tõesti liigutav ja ma küsisin, et mis elu te nüüd siis elate, et Hollywood ja puha, et nad on ju...
LA-s, ta ütles, et ei, et jaa, seal me mõnda aega elasime ja nüüd me kolisime sinna, Tampa on seal vist lähedal, et sinna mõni aeg tagasi ja me elame väga vaikset ja väga rahulikku elu, et me ei käi kuskil eriti väljas, ei käi pidutsemas, lõbutsemas, ma käin harva, ta käis väga harva, ta ei olnud vist 4-5 aastat käinud Eestis, kui mitte rohkemgi, see tüdruk. Et väga rahulikku pereelu, me oleme väga õnnelikud ja ta oli ka õnnelik. Et ei olnud seda tunnet, et mis võiks tekkida, et näed, sul on poolevanem mees, tema on kõik möllud ära teinud oma elus, nüüd ta tahab maha rahuneda, sai veel sellise kingituse, noore naise, eks ole, tahab vaikelu elada seal kuskil kaktuste vahel, mitte eriti. Ei kõla väga glamuurselt. Ei kõlagi, aga samas mõtle, kui tore, et nad mõlemad olid õnnelikud. Kuule, Anu, räägime nüüd sinu elust, et ma saan aru, et kõige rohkem küsitakse nendes meie vaataja ja lugeja kirjades ikkagi ka seda, et milline mees siis nagu sind hurmab. Et ma saan aru, et kui sa nagu tükk aega hiljem saad aru, et see oli sinu noorpõlve lemmiknäitleja, et siis nagu kõik need tuleks arvesse, aga no milline mees siis niidaks sind jalust maha, et kas ta peab siis olema kuulus, rikas, tark? Tark. Ma olen seda ju kogu aeg öelnud, eelmises podcastis vist ütles, et ta ju on seksikas, eks ole. No kas Davi nüüd on ilus? Ta on ju täielik Scarface. Ma vaatasin, nägin teda päris lähedalt. Et ta oli ikkagi väga-väga säbruline. Mõtle, kui seksikaks selline asi teeb mehe. Aga mõtle, kui minul oleks kõik need armid näos, mis ma peaks tegema. Ma peaks mulla alla panema oma pea. Et noh, see on nii ebavõrdne, ma ei ole sellest ka aru saanud, et kuidas meeste puhul on sellised armid ja natukene võib-olla mingisugune ebakõla on hästi seksikas. Ja naise puhul need samad asjad ei toimi, et naine peab olema siile, hoolitsetud, klanitud, mehele ei pruugi mitte midagi muud teha, kui duši all ära käia, põhimõtteliselt puhas on ja ei haiseks. No kuule, minu arvates Cannes'is sel aastal ka vanemad daamid ikkagi teevad ilma. Ja. Et seal ei ole mingisugused noored lapsed, ja noh, need ei ole ka nagu klassikalises mõttes peibed ega iludused ju. Aga nad on huvitavad. Jaa, aga mis on hästi oluline. See ju loebki tegelikult, et noh, inimese nägu võib olla ju mida iganes, aga see tema sisemine žarm ja see on kõik hoopis midagi muud. Noh, vaata, ma olin eelmine nädal Londonis ja siis oli väga naljakas, et valiti nagu brittide seksikamat meest ja kas sa kujutad ette, kes sai? Nii. Jeremy Clarkson. Juba 2 aastat. No kas sa arvad, ja kellega ta konkureeris, oli Tom Holland. Ja siis ma lugesin mingeid tabeleid mingist lõbuajakirjas, naersin nagu hüään, et noh, mitu korda on üks mees andnud oma produtsendile pasunasse, mitu korda teine, palju kellelgi autosid on ja mis on kõige seksikam osa Jeremy Clarksoni juures. Otse loomulikult tema väljapaistev suuvärk ja mis toodi välja siis Tom Hollandi juures juukseseitel. Täitsa pekkis. Aga noh, ma ei kujuta ette, kui sulle tuleks Clarkson, eks ole, juurde, paneks oma õlle sinu laua peale ja ütleks, et tšau. ma oleks meelitatud kindlasti, aga ma ei tea, kas ta isegi, et ta nii kuulus, kas ta nagu selles mõttes mind erutaks, et ma mingi oma mehe maha jätaks, tema pärast kindlasti mitte. Aga Tom Hollandi? Ämblik mees siis? Ja ma tean, ja ma ei ole päris kindel. Tähendab, sa oled ikkagi meelitatud, kui nad näitavad su vastu huvi ja võib-olla sa natukene mingi tšiki-priki teed seal, aga ma ei tea, noh, võt ei tea, seda on nii raske öelda, kui ma ütlesin Ristamati kohta ja ka kunagi, never ever. Noh, ja siis pärast seda, kui ma hakkasin taga alles suhtlema, kui ma istusin taga maha ja sain pikemalt rääkida, siis ma sain aru, kus see seks ja kus see iva on. Et seal ei olnud enam välimuses asi, mitte milleski, et oli ju must peajagu lühem ka veel, mis nagu täiesti, no ma poleks elus unes ka kujutanud ette. No sinust ei ole muidugi raske peajagu lühem olla, mina olen ka. No, ma ei tea, kas ma olen pikem või lühem kui Ristamati.
jäin ühe koha peal, üks kirss tordil jäi ikkagi rääkimata, ma lähen selle Davi juurde veel korraks tagasi. Ma sain sinna backstage'i siis lõpuks koos tema naisega, kes mind sinna viis. Ja Davi tõuseb püsti sealt, ütleb, oh, hello, dear. What? Et mis asja, et oot, et me ei ole mitte kunagi kohtunud. Ta ütles, ei, et you are see Karmen Pedaru. Ta pidas mind Karmen Pedaruks, nad tunnevad omavahel hästi, ma sain aru, on kohtunud. Ja sul oli Karmeni ja mul Karmeni pidžaama seljas ja kõik ja mõtlesin, milline kompliment, ma olin nii võetud. Ja siis ta naine ka naeris ja siis ta ütles, et ei, kallis, sa ajad segamini siin, et see on üks teine Eesti kuulus staar, kellega sa praegu räägid siin. Ma ei kujuta ette, et mis asjaoludel nad olid kohtunud, et ta juba nagu pidžaama järgi tundis ära. ei, mul ei olnud tollel õhtul pidžaama seljas, mul oli üks teine sädelev kostüüm seljas, aga lihtsalt praegu on huvitav kokkusattumus, et täna on mul Karmeni pidžaama seljas. Aga tema jah arvas, et ma olen Karmen Pedaru, ta oli täiesti kindel. Veel ütles, su juuksed on pikemaks kasvanud ja nagu väiksed sellised detailid olid, ja sa näed nii hea välja, ma olin nii võetud, ma mõtlesin, issand kallis mees, kui sa teaksid, kui vana ma esiteks olen number 1 ja number 2, et ma ei ole supermodell aga see oli nii armas ja tore. Ühesõnaga selle õhtu kohta siis nii palju. Ma lõpetan ära, ma olin lihtsalt nii suures vaimustuses tollest õhtust ja seal oli üldse nii palju väga armsaid asju, et mida ma nägin, mida ma ei ole tükk aega näinud ja inimeste puhul, ühesõnaga sellest me räägime ka võib-olla tulevikus, ärme lähe nüüd sinna sügavuti. Aga mis ma tahtsin öelda, sa jäid nagu Ristomati peale korraks, tahtsid midagi lisaks küsida? Kas mitte Ristomatil ei olnud neil päevil sünnipäev? Jaa, tal oli sünnipäev. Tegelikult, no okei, oleme ausad, tal on täna sünnipäev. Tal on täna sünnipäev? Ja see saade tuleb hiljem välja. 85. 85, jah. Et ma helistasin talle, täna me rääkisime, lobisesime. Ja, et siin on see ka kurb asi, et mida ma olen võib-olla rääkinud, no ma olen alati ahaha olnud, öelnud, et kui oled noor tüdruk, siis võta endast tunduvalt vanem mees, eks ole, et see on nagu kasulikum, ma ei pea siin ainult raha silmas, ma pean üldse kogemusi ja teadmisi ja kõike muud ka silmas ja siis, et hiljem siis, kui ise vana oled, siis võta noor mees. et see on sellise naljaga öeldud, aga lihtsalt, et siin tuleb see kurb moment juurde, mida ma olen üritanud siis nendel meie vestlusõhtutel ka rääkida, et alguses on jah tore selle endast poole vanema mehega koos olla, ta näitab sulle maailma, tutvustab põnevaid inimesi, avardab su maailma loomulikult tohutult, aga ta jääb ju vanaks ja mõelge siis need noored naised, teist saab ühel hetkel hooldaja. Et ta on sama vana kui mu ema on aasta noorem isegi. Et minu ema ei pea praegu hooldama, ta saab suurepäraselt hakkama, aga minu abikaasa on täna hooldekodus. Et ja see on kurb, sellepärast, et mul oli tohutult kahju. See viimased päevad, vaat sünnipäev ka läheneb, kas selle tekivad mingid nostalgia hetked, mõtled seal mineviku peale või kuidagi mõtlesin, nüüd see hakkas see suvi pihta ja suved olid meil nagu eriti toredad, et kui me tulime Helsingisse ja siis ta oli suur purjetamise fänn ja tal oli väga äge purjekas, millega me mööda Soome ja Rootsi saari siis kruiisitasime ja kõik need lõputud suvepäevad ja need ööd ja kogu see elu, see oli nagu muinasjutt ja nii kahju, et ma tol hetkel ei osanud seda õigesti hinnata, et see oli nagu minu jaoks natuke pirtsutasin ka seal, olin ennast täis, aga üks ei sobi ja teine ja täpselt, seal oli vaja midagi teha seal purjaka peal, siis mina selle jaoks on ju inimesed, kes seda teevad ja ilge bitch olin, ma tõesti olin bitch ja mees pidi seal palkama mingisuguseid teenindajad, me viitsinud isegi süüa teha, me võtsime seal koka ja siis kokast ei piisanud, oli vaja ka, kes toidud ette kannaks, saad aru või nii selline see pidi ikka eriti suur purjekas olema. Ja ei, see
ma ise, purjekaks, ma ise mõtlen, kui vastik bitch ma tegelikult olin. Et sel ajal, et ja need, noh, ühesõnaga need lõputud toredad reisid ja kõik need asjad ja kuidagi nii viimased päevad olen nii igatsenud neid, et see on nii kurb ja aga midagi pole teha. Aga ma mõtlen, et kui tark mees oli tegelikult Risto-Matti, et ega me ei viitsinud ju lahutada ka. Me olime 22 aastat abielus vist, eks ole, suurema osa sellest lõpupoole nagu lihtsalt olime abielus. Sest me tõesti ei viitsinud abielu lahutusega tegeleda, kuna me olime parimad sõbrad. Noh, ütleme 10 aastat oli sellist toredat aega, on ju. Ülejäänud 10 oli siis, kui ma tahtsin hakata oma karjääri üles ehitama, tulingi ära Eestisse ja susserdasin siin ja susserdan siiamaani. Et vaata, ei saanud inimene elada kuldlusikas suus, panete tähele. Kõik asjad olid olemas. Purjekas oli kokk, oli teenijal ikka ei kõik kõlba. Ikka ei kõlvanud, et oli vaja seda oma asja nagu, et ma mõtlen ka, ei tea, mis mul seal ajus liikus, aga mis disease mind seal oli, aga see selleks ja siis me lihtsalt nagu võnkusime selles abielus, aga ühel hetkel, kui ta tundis ikkagi, et tal hakkab see Alzheimer tulema, vaata, alguses ta tuleb ju niimoodi hiilib, et sa ei saa aru. Saime võib-olla omavahel ka mõnedest asjadest aru, sõbrad said loomulikult aru, et noh, et sa kordad mingeid asju ja see lähimälu hakkab nagu nõrgenema, on ju see pikk mälu või siis see minevikumälu. Minevikku mäletatakse suurepäraselt, aga seda, mis eile juhtus, ei tea keegi. Et sa võid 3 korda järjest helistada, sa mõtled, et sa ei olegi täna helistanud ja nii edasi. Et kui need väiksed võnked hakkasid tulema ja ta sai ise sellest aru, et ma mõtlengi, et need Alzheimerit põdevad inimesed, et kas nad siis vahepeal, mõtle kui õudne, sa vahepeal kukud sinna auku ja sa tuled sealt korraks jälle välja ja sa saad aru, et sul on mingisugune mäluga probleem. Mõtle, kui õudne see võib olla. Ja ta sai sellest aru ja sel hetkel ta ütles mulle, Anu, nii, et me peame nüüd tegema sellise asja, et me peame ikkagi ära lahutama. Mina ütlesin, milleks, mis mõttes nagu, kõik vara oli nagu nii minu nime peale kirjutatud muutus. Et me olime seda kunagi ammu teinud, et selles mõttes ei olnud mingit muret nagu, et see oleks. Et sa oleks jäänud. Jah, et ma oleks pidanud isegi nagu tolereerima seda ja ütlema, ja lahutame ära, mul savi on ju. Aga ei, ta ütles, et ikkagi, et seal olid mingid muud asjad ka veel, et no mingid asjad olid nagu ma ei taha nendesse asjadesse laskuda muidugi. No mingid asjad olid minu nimel, aga mingid asjad nagu olid meil ühisvaras, on ju. Ja siis ta ütles, et näiteks Saaremaa koht või siis Tallinna kodu, et neid me jagasime. Et ta ütles, et ta tahaks ära lahutada selle pärast, et ta tahab need lõplikult, et need jääks mulle, et kui temaga peaks midagi juhtuma, et siis ei juhtuks see, et need kohad läheks siis jagamisele, tal on muid lapsi ka, eks ole, tal on vähemalt 4. Jah, 4 tütart, et 3 nendest elavad Ameerikas, et ta ei taha, et läheks jagamisele kunagi Saaremaa, sest Saaremaa ei tähenda seal Ameerikas elavatele lastele midagi. Mitte midagi. Et see on emotsionaalselt, see on meie koht, on ju, me ostsime selle koos, me olime armunud, me oleme seal hästi palju koos teinud, et ta tahaks, et see jääks ühe inimese kätte. Samamoodi ta ütles, et nendel on täiesti savi sellest meie Tallinna kodust, eks ole. Et ta pigem annab seal osakuid oma firmadest ja muudest asjadest, et kõik oleks võrdselt koheldud. Sellele ühele tütrele, tal oli mingid saared olid Soomes, et ta jagas need saared ilusasti ära. Ta ütles, ma tahan kõik asjad enne ära teha, kui ma täiesti ära kukun. Ehk siis kaotad mõistuse. Just, et vaata, kui tark ta tegelikult oli. Mina veel rehmasin käega, mõtlesin, mis, tegelikult need Ameerika tüdrukud, kes tal on, need on hästi toredad, need on meil Saaremaal ka külas käinud ja nad on hästi toredad, nad on täna ise miljokad, nad saavad suurepäraselt hakkama ja elavad väga hästi ja tead, nende puhul ma arvan,
ei oleks isegi, ma võib-olla olen naiivne, on ju, sa ei tea kunagi, mis inimestega juhtub päriselt siis, kui läheb mingite asjade jagamiseks, aga kuidagi nendega oli selline tunne küll, et neid ausalt öeldes ei huvita, see ei ole nende jaoks issue üldse, et jagada mingeid asju. Aga mis siin siis kurvaks teeb, et ma saan aru, et te olite küll formaalselt lahutatud, aga te olete ju kuidagi emotsionaalselt ikka seotud või kuidas saab üldse olla siis nagu emotsionaalselt seotud inimesega, kes ei ole enam päriselt tema ise või siis kohati on ja kohati ei ole, et mingitel päevadel ta ju arvab jätkuvalt, et sa oled temaga abielus. Jaa, ta arvab täna ka, et... Aga millest te näiteks siis täna rääkisite? Ja ta ütleb, et kuidas vaim olla mene ja ma olen ikka ta abikaasa nagu endiselt, et ja ma ei hakka ka seda kummutama, et aga Saaremaa kohast rääkisime, küsis kuidas ja meil on seal ühiseid tuttavaid, eks ole, küsis nende kohta ja mõned Eesti sõbrad, kusjuures meie ühised käivad teda ka vahel vaatamas seal, et mis on ka hästi armas ja nendest ja siis ta nagu lappab ära ja ta võib paluda seal mingisugune juba 15 või 20 minuti pärast, et helistage Anule, et nagu me poleks rääkinudki. Ja siis me räägime ühe korra veel need lood nagu läbi. On ju. See on kurb. See on lihtsalt kurb. Ma lihtsalt mõtlen, et ja see üks point, mis ma unustasin ka ära, mis ta tahtis öelda selle lahutusega just, et Anu, et ma ei taha, et vaata, kui sa oled abielus inimesega, on ju, temaga juhtub mingisugune asi. Kas ta jääb haigeks või tuleb tal siis mingi... Et sul on kohustus teda hooldada jah. Et minu meelest, kas Soomes ei ole isegi selline seadus, et sa ei saa, ma ei tea, kas Eestis on, et sa ei saa lahutada sel juhul, kui inimesel on mingisugune raske haigus. See ei ole põhjus lahutamiseks. Ma ei tea, kas Eestis on. Minu meelest Soomes seal kuidagi ei saa. Et sa peaksid nagu võtma vastutuse ja partneri. Ja sa ei saa sellepärast temast lahku minna, et nüüd ta on omadega nii-öelda kollaps. Hädas. Aga see oligi nagu tema tahtmine, et sina sellest vastutusest just, vaba, et sa ei peaks nagu jääma kinni sellesse, et sa pead ühte vanameest hooldama. Just. Et sellest ta sai nagu kõige rohkem aru, et tühja sellest varast ja kõigest nendest muust, aga see nagu ma nägin häiristada, ütles, et ma ei taha, et ma oleksin sulle nagu kuidagi koormaks või jalus või et sa peaksid kogu aeg tegelema ja ma mõtlengi täna, et tal oli jumal õigus, sest olukord halvenes ju step by step kogu aeg ja täna ma istuks siin, ma oleksin Soomes ja hooldaksin oma abikaasat. Sellepärast ja ma ei tea, mis tööd ma siis, mingit tööd ma võib-olla sealt teeksin või võib-olla isegi ei teeks, et ma saaks hakkama, ütleme nii. Aga ma peaksin seal olema, ma ei saaks oma elu elada, ma ei saaks oma karjääri teha. Ja kas see ei ole ka hirmus, et see on nagu karistus mingis mõttes, et paljud inimesed ju teevadki seda ja elavadki nii, et neil on kas mingi oma vanem või oma kaaslane ja nad ongi hooldajana täiesti nagu lõksus iseenda kodus, et ta nagu ei pääsegi sellest ja on ju teada, et ega need inimesed ei lähe tervemaks, nooremaks, targemaks, paremaks, et see on üks lõputu allakäik. Et mina olen küll mõelnud selle peale, et kui nagu satuks ise sellisesse olukorda, et kui palju ma nagu tahaks seda võimalikku eutanaasiat, et Eestis ju ka räägitakse väga palju sellest, sest mul oli väga kummaline kogemus, et ma tegin ühte raamatut hambaarstide ajaloost Eestis ja helistasin ühele naisele Kanadasse ja ta ütles, et ta ei saa mulle intervjuud anda, et ta sellel päeval sureb ära. Ja siis ma küsisin, et mis mõttes ta sureb ära. Mul on see surmapäevaks märgitud, et mul on enne vaja väga palju asju ära teha ja selgus, et ta oli raskelt haige ja ta oli tellinud omale teenuse, mis on seal ilmselt legaalne, et ta võib elust lahkuda, kutsub oma sõbrad kokku ja siis ta lahkubki. Et ma ei kujuta ette, millisena näiteks sina kujutaksid ennast sellises olukorras ette. Ta oli väga tegus naine olnud, ta sai aru, et ta ei saa tervemaks, ta ei saa nooremaks, ta ei saa paremaks. Või palju sa üldse mõtled selle peale, mis saab edasi? Tead, ma mõtlesin viimane kord, kui ma käisin Ristomati juures külas seal hooldeasutuses, kus ta on. Me istusime seal ja
ja noh, me lobisesime maast ja ilmast, ma vaatasin kogu seda situatsiooni seal. Noh, Soome need hooldeasutused on ikka suurepärased võrreldes nagu, no meil on ka vist väga toredaid ja väga häid ja noh, ega ta ei ole seal ka kõige odavamas kohas, ütleme nii. Aga see kontingent, kes sind seal veel ka ümbritseb, et ta ei ole kõige kehvemas seisus, seal on ikka väga-väga raskes seisus inimesi. Õnneks tal on üks tore kamraad, seal ka üks hästi äge ja kuulus tegelane, kellega ta varem on ka suhelnud ja et nad on koos seal. Et see veel helistas mulle täna mitu korda ja seletas, ma ei saanud poolkessi ära. Nad on nii toredad, nad on nii nunnud. Et see nagu rõõmustas mind, et 2 tola on seal koos ja arutavad oma asju, on ju. No tola heas mõttes. Nagu päikesepoist etenduses. Ja. Aga kui ma seal istusin ja ikkagi lobisesin nendega ja vaatasin kogu seda ülejäänud seltskonda ja seda atmosfääri, kui trööstituse on selles mõttes või kui lõputu rutiin see on. Hommikusöök, lõunasöök. Ja nad istuvad seal ühes kohas, ega nad ei viitsi eriti seal väljas käia, kõik võimalused seal on ju. Aga see on nagu ratas selline, mis nagu keerleb ja keerleb. Siis ma mõtlesin, et võitu, kas nad ise ka saavad aru, kui lõputu või kui mõttetu see on, et kuidas neid hoitakse seal elus, sest kõik need vahendid ja need ravimid ja kõik need. Need hoiavad sind elus ka siis, kui tegelikult sa oled looduse poolest juba ammu oleksid lahkunud. Just, täpselt see tunne. Ja siis ma mõtlen, et kui tal nüüd vahepeal tulevad need selguse hetked hästi lühikeseks jupiks võib-olla, ma arvan küll, et ta ei oleks nõus sellist elu elama. Et ta, kui ta saaks, kui ma oleks õigel hetkel seal, kui tal tuleb see võib-olla see selguse sähvatus, ma arvan, et ta Ristomet ütleks mulle, vähemalt ma tunnen vahepeal sellest käepigistusest või millestki, et aita mind palun, et ma ei taha olla niimoodi, et ma saan aru, et see ei ole normaalne või et ma olen abitu. Et see oleks nagu mingi sõnum, et ma mõtlen, et kui selline inimene paluks mulle, et Anu, tee midagi. Ma ei taha elada, ma ei taha elada sellist elu, just, ma ei taha olla see, kes ma olen. Just. Et ma arvan, et ma võib olla siin, ma pakuks talle klaasi šampanjat, seal oleks võib-olla. Tsüaniidi. Natuke rotimärki. Et ma oleks võimeline, kui issand jumal Ristomati sureb nüüd ära ja siis kõik arvavad, et ma tegin see oli midagi. kohatu. Ei, aga lihtsalt see on see hetk, et ma arvan, et inimestel oleks õigus öelda, et ma olen väsinud elamast. Tihtipeale vanad inimesed ütlevad, vaata need, kes on isegi täies elujõus, elavad seal üle 100-aastaseks ja mitte midagi viga ei ole, lihtsalt nad on väga-väga vanad. Ja mõned neist on öelnud muuses, ma lihtsalt ei jaksa. Ma tean inimest, kes oli väga kõrges eas ja ta ütles, ma lihtsalt ei söö enam ega ei joo, sest ma ei jaksa enam elada, ma ei taha enam elada ja tal ei olnud mitte midagi viga, lihtsalt oli vana ja väsinud. Ja ma arvan, et ühel päeval, kui ma olen ka vana ja väsinud ja tahaksin lihtsalt minema astuda, siis mul võiks see õigus olla, otsustada. Meil kõigil võiks see õigus olla nagu, et või kui mu ema paluks, et ütleb, et ma ei soovi enam olla või kellegi lähedastestel on raske haigus ja ütleb aita, siis sa ju saad aru, kui see tuleb südamesse ja kui see ei ole lihtsalt selline sõnakõlks, on ju, et siin on hästi suur erinevus. Siis... jah, sest iga üks pillub ja vahel sõnu, et ma ei taha või ma ei jaksa või see ei ole meeldi. See on midagi muud, see on hoopis midagi teistmoodi. Ja mul tekkis kurbus, ma istusin seal, ma vaatasin ja ma mõtlesin, annaks Jumal, et mina ei peaks sellisesse staadiumisse jõudma, et kuidas ma saaksin teha enne kellegiga sellise lepingu, et ta aitaks mul väärikalt siit ilmast lahkuda. Muidugi sa ei taha kunagi sellele inimesele, kellelt sa seda palud, nii suurt koormat peale panna, see on ju taak. Tegelikult, mis sa arvad, et kui ma aitaksin kellegi lahkuda, et see ei jääks ennast kripeldama, kindlasti jääks. Et siin see gaasitaja vend, kes kõnnib selle, kes kõnnib selle oma mis gaasiga ringi ja jätab inimestele lihtsalt selle sinna laua peale.
et no, ma mõistan seda täiesti ja need inimesed, kes ei ole seda kogenud ei oma lähedaste näol või mõne tuttava näol, need ei saa sellest selle hetkeni aru, kui nad on ise samas olukorras. Aga mina arvan, et see vääriks arutelu, väga sügavat ja väga tõsist arutelu. Aga on sul ka nagu tegelikult emotsionaalselt raske sinna haiglasse minna? Sa ju käid seal vahel? Jaa, on küll. Sinna hooldekodusse? Jaa, on. Et see ikkagi nõuab eneseulatust ja noh, kogu see asi, et sa üritad tegelikult share upida seda olukorda, mis on nagu jube. Jaa, mul on väga kurb ja sellepärast, millest me alustasime, mul on saateaeg tegelikult läbi ju, et millest me alustasime, ma ju ütlesin, et noh, noored naised, mõelge, et kas te võtate siis endast palju vanema mehe, keda te peate kunagi siis hooldama. Mitte, et see halb oleks. Ma ei tunne mingit taaka täna. Minu mees tegi õiged otsused. Ta oli tark. Näed, ta oli ka tark minust kuni lõpuni välja. Ehk siis tegi väga õiged otsused, öeldes mulle ka ja tahtes mind päästa nagu sellest olukorrast, et aga noh, ma olen tõesti elu lõpuni talle väga tänulik. Ta on minu, nagu ma olen varemgi öelnud, ta on minu elu kõige suurem coach üldse. That's it, et siin ei ole midagi, aga noh, aga mõelgem nende asjade peale. Aga noh, nüüd ma olen ise vanem naine ja limpsan keelt väga noorte poiste peale ja siis ma ei mõtle üldse, kas see noor mees tahab kunagi vanaema. No kokkuvõttes sa ei kavatse nendega ju abielluda ja ma arvan, et sa oleks ka hakkama saanud Risto-Matiga, aga võtame Risto-Mati sünnipäeva terviseks. Ja Hip-hip-huraa! Peret. Ja meil on siin ka toredad kingitused ja asjad. Kuulge, mul on siin selline ka vanainimeste asi siin tegelikult. Sul on soojatekk, ma saan aru. Ei, Northern Beautylt on selline asi ja kusjuures mina mõtlesin, et see on bandaaž. Bandaaž, see on midagi sellist, ma olen näinud kellegi Instagramis, see on see, mis vormib sinu talle piitspeenikeseks. Ei, bandaaž ei ole see, bandaaž vormi on hoopis teine asi. Bandaaž on see, mida vanad inimesed panevad endale ümber, enne kui nad hakkavad, väga õige, või kui nad raskeid asju tõstavad või käivad poes, peavad ise poes käima, toidukotte tassima, siis minu ema paneb bandaaži ümber. Ja bandaaž hästi ilus, sükene, tal on hästi nunnukas. Ja ongi leopardi mustriga, kus sa teadsid? Ma sain aru, et ta paned riiete alla selle ilusest, siis paned oma bluusikese või kampsuni peale. Ja ta paneb, ta ütles, et tal on parem ka autos istuda niimoodi, noh, selg on sirge kogu aeg, vaata, et sa ei vaju. Su ema on roolis veel või? Ei, nagu ta istub autos mu kõrval. Et tal on kergem istuda lihtsalt ja me olime just hiljuti maal, Saaremaal ja ega ta ju ei jäta. Ta ju seal teeb, kõpitseb seal igasuguseid asju on tal seal vaja teha. Tõmbab aga omale bandaaži ümber ja paneb täie rauaga. See ei ole bandaaž. See ei ole bandaaž. See käib ümber niimoodi. Ta läheb sulle 3 ringi ümber. Nii. Välja nagu mingi võitluskunsti jaoks. Nii, nüüd sa paned see nendele ümber. Ma vajutan puldi. See ei ole sisse lülitatud. Ei. Ja nüüd sa hakkad hüppama. Ja siis sa lähed siit keskelt, lähed ilusasti peenikeseks. Nii, imeline. Meil on see välja loožida kui inimestele, kes siis kirjutavad meile skandaalne@delfi.ee. Ja just, kirju tuleb väga palju, kirjad on väga toredad. Ja tundub, et minu arvates on ka järjest rohkem tekkinud meeslugejaid või vaatajaid ja küsitakse täiesti imelisi asju küsimusteni. Ja minu arvates on see ka nagu põlvkondade ülene, et kõik tahavad kogu aeg teada, et kas 20-aastase Anule soovitused ja kuulsatest ja rikastest meestest ja kõigest sellest ka, aga siin oli paar hästi toredat küsimust, mis mind tõesti erutasid ja me tahaks nendele ära, et võib-olla need küsimused, mis mulle korda läksid, ei aga ma ei saa nendele lühidalt vastata, sest mul on sellised hästi toredad küsimused siin, et see on vist meesterahvas ja Henriko on kirjutanud, et Anu, et sa oled aastakümneid olnud Eesti meedia üks värvikam ja mõjukam tegelane, aitäh. Milline on olnud sinu kõige riskantsem otsus, mille sa oled oma karjääri jooksul vastu võtnud ja kuidas see sinu elu muutis, see küsimus mulle väga meeldis ja ma tahan sellele vastata, aga ma vastan sellele järgmises saates ja kas noore naisena luksusesse sattumine oli õnn või tagantjärgi mõeldes? Mina leidsin ka selle küsimuse. Enam rohkem läbi ei teeks.
kas need läbielamised olid väärt seda kõike ja mida elu on õpetanud, et mis on kõige tähtsamad väärtused mehes. No sellele ma kaudselt täna isegi võib-olla vastasin. Hoolivus ja aju. Jah, et ikkagi vaadake endale ajudega mees. Meil jäi ka rääkimatuks väga oluline teema, et juuni, aga õnneks see läheb ka juulisse. Läheb see vähk, et meil on siin see Doditši õli, millest me oleme praktiliselt igas saates rääkinud ja igale tähemärgile on siis oma, siin ta ongi ja see on mu lemmikvärv, kõik ülejäänud õlid on kuldsed, aga nüüd üks selline on selline mürkroheline. Taimed seal sees on. Aga me sellest räägime ka järgmises saates, et sellest üldse vähja teemadel, sest et täna oli ikkagi ju see mina panin märgi rinde. Vähja teemaline korda veel, mis seal oli sellega seoses? 10 000 annetati Eesti Vähiliidule, ma ei tegi, kus ma selle paberi panin, sattus sinu juurde, jah. Eivon siis, kelle ehted on siin ka ja mida loositakse välja, seal on lauvärvid. Ei, nad ei ole ehted, vaid nad on ikka lauvärvid. Lauvärvid, jah, just. et rinnavähi teadlikkust tõstetakse sellega ja toetatakse organisatsioone, kes on esirinnas rinnavähi võitlusega. Just. Ja me tahaks selle vähi teemadel natukene rohkem rääkida, sest see on kuidagi märgiliselt sattunud täna. Erinevaid vähke. Just siia saatesse, aga me lihtsalt ei jõudnud selleni, et kuidagi, mina hakkasin siin oma Robert Davist vahutama ja nii edasi. Aga siis toetame kõiki neid, kes on meie ümber ja kes ei ole võib-olla nii terased, aga on meie jaoks olnud elus väga olulised, kes tähistavad nüüd ja kõikidel nendel ilusatel aegadel oma sünnipäevi ja ilusate aegade terviseks. Et ilusamad ajad oleks veel ees. Aga kohtume. Yeah, she's a super girl. Hea tüdruk. Super